671-aastane Narva linn on elanud üle nii tulekahjusid kui ka sõdu ja oli mitmel korral peaaegu hävinud. Mõned vana Narva hooned ja rajatised on nagu kõigele kiuste tänapäevani vastu pidanud. Kõige kuulsamaks ja tuntumaks ehitiseks on kindlasti ajalooline Hermanni linnus, mida turistid eriti tihti külastavad. Linnas on aga teisigi ajaloolisi ehitisi ja rajatisi, mida me iga päev näha võime, aga ei teaks neist midagi, kui poleks suurepärast ja unikaalset Fjodor Šantsenit, kes aitab meid tutvuda sõjaeelse Narvaga. See on ainus ja kordumatu makett linnast, mida enam ei eksisteeri. Makett on valmistatud arhiivifotode põhjal. Siin on hoone Koidula 3A. Praegu asub hoones prokuratuur, kuid vähesed teavad, kui palju on see maja näinud. Tulekahi 17. sajandil, mil peaaegu terve linn maha põles. Lauspommitamine teise maailmasõja lõpus 6. märtsil 1944 ja isegi korraldus lammutamiseks. On teada, et keskajal oli majas aastaid 4-klassiline saksa kool. Esimese Eesti Vabariigi ajal elasid siin õigeusu kiriku usutegelased. Pärast sõda kolisid siia elama linlased. Kuid kui maja muutus avariiliseks, tuli käsk hoone lammutada. Tänu perekond Ratševitsi valvsusele õnnestus 17. sajandi barokkhoone säilitada. Vabariiklik restaureerimisvalitsus otsustas oma vahenditega hoone taastada ja alates 1980. aastast asus seal nende kontor ja eluruumid. Restaureerimistööde käigus leiti maja keldrist keskaegne kivist kahurikuul. Omavahel restauraatorid naljatasid. Kellele see kuul kuulub? Kas Karl XII või siis Peeter I vägedele? Aga veel räägivad endised restauraatorid, et majas elutseb heatahtlik kummitus. See kummitus on mitmel ööl äratanud üles elanikke, et nad saaksid osutuda abi ootamatult ja raskelt haigestunud pereliikmele selles majas. Väga vähesed teavad, et Kalevi ja linaketrusvabriku kaasabil avati Narvas 19. sajandi lõpus esimesed joonistusklassid. Seal õpetati 13 aastat peale joonistamise ka joonestamist. Kui laskuda Rugodivi tagant mööda Raja tänavat Joaargu, siis paremat kätt jääb lagunev hoone. Selles hoones asus kunagi Narva esimene kunstikool. Ka oli majas kunsti ja kirjanduse selts. Eestvedajateks olid vabadussõjast naasnud noored ja aktiivsed kunstnikud. Hiljem reorganiseeriti kunstikool tööstuskooliks. Praegu on hoone erakätes ja laguneb. 1875. aastal rajati jalakäijatele linnast Peterburi maanteele pääsemiseks trepp vahepealsete trepimademetega. Tolleaegne Narva linnapea Adolf Hahn oli trepi ehituse algataja ja eestvedaja ning seda treppi hakati kutsuma Haani trepiks. Trepp ehitati paekivist, kuid meie muutlikule ilmastikule ei pidanud astmed vastu ja viimase restaureerimise käigus asendati paekiviastmed graniidist astmetega. Linnapea Hahn tegi palju Narva linna heakorrastamiseks. 1876. aastal rajati linna tema eestvedamisel veevärk ja kanalisatsioon. Täna on Haani trepp oma esialgse funktsiooni kaotanud, sest Peterburi maanteel selles osas olev piiritsoon suleb trepi alumise osa. Kasutusel on trepi ülemine osa, mis ühendab Koidula tänavat jõeäärse promenaadiga. Male suurmeister Paul Kerese 100. sünniaastapäevaks avati Narvas mälestussammas. Ta sündis Narvas 1916. aastal ja juba 4-aastaselt näitas end nutika maletajana. Ta viibis tihti isa ja venna malemängu juures. Ükskord, kui isa oma külalisega malet mängis, sekkus väike Paul ja õpetas: isa, käi ratsamehega. Külaline sai tulivihaseks, pühkis malendid laualt ja 4-aastane Paul eemaldati mängu juurest ebasportliku käitumise tõttu. Mida vanemaks saan, seda rohkem hindan ettureid. Need sõnad kuuluvad Paul Keresele. Karm elu õpetas teda tähelepanelikult suhtuma ka pisiasjadesse. Väikestest asjadest koosneb ka ajalugu ja seepärast tahaks väga, et kõik ehitised ja kohad meie linnas, mis on unustuse hõlma vajunud, tühjaks jäänud või lagunenud, oleksid jätkuvalt meie tähelepanu all ja ärataksid huvi enda vastu. Küll on tore, kui me mäletame nende ajalugu ja jutustame neist teistelegi. Tahaks, et nad elaksid edasi
ja ei muutuks ajaloolisteks viirastusteks. See on meie linna ajalugu ja ühtlasi ka meie lugu.